1. detsember, Top Raadio rindeteated. Lauluvormis Georg Metsalu suust. Rindekorrespondent Jüri Liim! Ja palun, Jüri. Tere hommikust. Kuigi täna on niisugune märkimisväärne päev, ma käsitleksin siiski tunduvalt rahumeelsemat teemat ja kahtlemata ma ei hakka nüüd idamaalase neerudest rääkima, kuigi see asi võib minna idamaalaste tarkuse valdkonda. Täna käsitleks Pärnu psühhotroonikapäevi. No kuigi seal tehti selle valdkonna tööd vast normaalselt, esines siiski ka üsnagi omapärast. Enne aga räägiks sissejuhatuseks Jacqueline Kennedyst. Küsiti, et miks? No küll see varsti selgub. Avalikkus teab, et Jacqueline Kennedy onassis suri lümfiteede vähktõppe. Täna aasta mais naasis Jacqueline haiglast koju New Yorki 5. avenüüle peale seda, kui arstid tõdesid, enam ei saa midagi teha. Nagu valgustas Ameerika press, soovis Jacqueline Kennedy olla elu viimased päevad kodurahus tuttavate asjade ja eelkõige armsate inimeste seas. Nüüdseks on David Heinemann välja andnud raamatu Naine nimega Jackie. Autor väidab, Jacqueline ei soovinud, et kasutataks mingeid ekstra vahendeid, millised taganuks elu pikendamise, kuid need oleksid puudutanud tema mõtlemisvõimet. Autori sõnul Jacqueline Kennedy ei surnud, vaid manustas surmavannuse morfiumi ja unerohtu. Aga tõesti, mis on sellega pistmist Eestis? No on ikka küll. Eestis räägitakse taassündidest. Maailmas on välja töötatud terve selgitussüsteem. Oma isikuteooria elab samuti Maarjamaal. Teatavasti taassünniks loetakse, kui inimene naaseb järjekordsesse ellu uue variandina. Eestis on isik, kes kinnitab, et tema on taassündinud John Kennedy. Nüüd jääb üle oodata, millal tuleb Jacqueline siia. Näiteks pidavad meil elama, kuna Eestis on taassündinud mõned meie lähiaja kultuuritegelased. Vähe sellest, nad on üles leidnud kogunisti oma taassündinud lapsed ja abikaasad. Ja müstikast on ikka veel vähe. Kunagi hallis hämärusest tulnud kogu seltskond maale Siiriuselt. Raadiokuulajatel sobiks teada, et praegused taassündinud kunagised kultuuritegelased on näo poolest veidi sarnased minevikukuulsustega. Ka uus Kennedy on nati sarnane originaalile. Huvitav, kui nendel väidetavatel taassündinutel olnuks teised näod, millise kuulsuse tuulde oleks siis suundutud. Tõesti, Eesti hakkab kujunema prohvetite ja äramärgitute maaks. Ei tea tõesti, kas kõigi nende juttude peale naerda, nutta või tõmmata vett. Nüüd aga puhtalt Pärnu psühhotroonikapäevade lainele. Tehti seal ka poliitikat, selgus. Võõrvõim on Toompeal ja ei ole sealt senini lahkunud. Võõrandatakse võõrast vara, et rahvas jääks endiselt õigusetuks. Ida ja lääne poolt tuleb võõrvõim, ostab kokku rahvavara. Nii kaua, kui see kestab, ei ole eestlastel õigusi. Jätkuvad suured õnnetused, sest olukorra üle puudub meie rahva kontroll. Võimukeskus tuleb Toompealt ära viia, kas või aastaks Viljandi. Lipuvärve tuleb muuta, sest must on orjapõlve ja meele meenutus. Orjaliku mõttelaadiga rahvas väärib oma praegust valitsust. Paljuski tuleb vast siin nõustuda. Tõsisemate ettekannete kõrval oli ka üsna veidraid sõnastusi. Vastupidiselt kehtestatud korrale pääsesid tribüünile ka end poliitikuteks nimetavad tegelased, kes tegid usinalt valimiskompaaniat. Ainsa Riigikogu saadikuna ronis tribüünile tuntud taimetoiduspetsialist Aime Sügis. No me oleme tema juuriketepesuprogrammi TV-ekraanil näinud. Seekord oli Aime
väga sõjakas, kuulutades koheselt. Valige mind tagasi Riigikokku. Parlamendis peavad olema haritud ja ausad inimesed, mitte sellised alatud nagu need, kes mind kogu aeg kiusavad ja mõnitavad, et sain valimistel nii vähe hääli. Ometi ju 69 häält tähendavad ka midagi. Aime Sügis oli veendunud ja kordas veel kord, no ikkagi nii, et topelt ju ei kärise. Parlamenti tuleb valida ausad inimesed, mitte mõnitajad. Ja kõrge haridus ja mõistus nagu minul peab neil ka olema. Edasi jätkas oma lemmikratsul. Toitu tuleb valida. Süüa tuleb õiget toitu, taimetoitu. Ja siis otsustavalt. Koolides peaks ära keelama. Vaja anda salatit. Mitte hapukore, vaid õliga. Salatiõli, see sai selgeks. Selgusetuks jäi ainult, mida on vaja koolides keelata. Täitsa selgeks aga sai. Aime Sügise koht on tõesti parlamendis. Kuhu neil mõistusega inimestel siis ikka mujale minna? Ainsa partei propagandat tegi püünel Eesti Loodusseaduse partei ja seda esimehe tasemel. Ikka nii, et vaja jälle jõuda parlamenti. Loodusseaduse partei tahtis sinna jõudes uurida, miks ikka universumis taevakehad liiguvad ja sooviti korrastada seadus välja. Tahaks loota, et vast ikka maapealset, kuigi räägiti jõuvälja teooria alustest. Parlamenti jõudes lubati väga tõsiselt hakata tegelema joogadega. Sooviti asutada 6-7 joogast koosneva joogalennugrupi. No mis nüüd Eestil enam häda? Ei ole meie kaitseväele enam vaja ei lennukeid ega lendureid. Võitmatu joogalennu vaja loodusseaduslased ainult valida parlamendi stardirajal. Tõsi, ma ei oska selle eskadrilli kütuse osas midagi öelda, aga mine tea. Teatavasti üks tuntud pildiseeria tegelane sõi kogemata Sillamäe radioaktiivseid herdneid ja lendas nii et kärin taga. No muidugi pean siin silmas masside lemmikut supermeest Peerukotti. Ja siis tuli kohale prohvet Priskilla, soovides kõneleda ja ka laulda. Toetas käed puldile ja põrutas üle saali. Tervitan teid Eestimaa psühhopaadid. Prohvet agistas oma teksti nagu Tatraveski või Maksim Kuulipilduja, vast isegi mõlemad korraga. Eelkõige teadustas ta saalile üles kirjutamiseks terve rea telefoninumbreid. Sealhulgas ka üles kerkinud Valgamaa prohveti Marioma. Edasi jätkas järjekorras nii, nagu Jumal prohvetile sõnad ja teemad suhu sättis. Estonia hukkunute hinged kandsid paksude inglite soojad pehmed käed üles taevasse ja sealt nad vaatavad selle kuratliku Eestimaa peale. Oli nägemus märtsis. Eesti peale tuleb veeuputus. Ja siis visati kogudusest välja öeldes, Jumal lubas, et veeuputust enam ei tule, mis sa jamad. Jumala kuulutus ometi ei ole jama, mida nemad ise jamavad, oli Priskilla nördinud. Prohvet teadustas, mind visati ka Valga politseist välja, kui läksin neile taevasõnumit kuulutama. Nad ju seal politseis lollakad. Mul ei jäänud siis ka midagi muud üle, kui end lolliks teha. Piibel ütleb, variseridega ole variser, juutidega juut ja lollidega loll. Üle 2 aasta soovin presidendiga kohtuda, et teda katsuda. Tema aga ei tunnista prohveti soovi. Oli Priskilla pettunud ja samas jätkas. Ärge suitsetage, suitsetamine on patt. Edasi jutustas. Kui olin 68. aastal pioneerilaagris kasvatajaks, siis kartsin. No võõrad lapsed koos jooksevad järsku laiali. Imelik, ei jooksnudki. Oli Priskilla nüüdki veel imestunud. Ja edasi järjekorras ikka nii, nagu Priskilla pajatas. Kirjanik Herman Sergo, see on kole mees. Tegi Eesti ajal igasuguseid tempe ühe naisega. Teate, viskas ta vette. Selle laeva viis põhja Läänemere laksu laine ja pinnavirvendus. Merepõhi ei ole sile. Kui torm ja pinnavirvendus kuidagi kokku saavad, siis viivadki põhja. Minge külla, no ütles ka nime. Räägike temaga armastusega. Mainige, et Priskilla ütles seda. Memento Mare koosolekul üks noormees kõlistas taskus revolverit ja ähvartas mind, kui vait ei jää. Teatasin Villosiusele, mis on hirmus kole isik tema ametkonnas töötab. Mõelda ainult, ähvartab prohvetit. President, minu nõue on, mine ära. Sa oled jube mees.
sa patune ja hooramees, sa teed pattu teiste riikidega. Siis soovitas Priskilla üles kirjutada päevatähise 26. november kell 19.26, siis äratati Eestimaa. Seejärel lasi Paavet lahti laulu Läänemere lainetest ilma põhjavirvenduseta. 600-kohaline saal oli mõlemal päeval täis ja igav ei olnud kellelgi, isegi siis, kui istuti toolides 12 tundi päevas. Igaüks sai oma vaimunoosi kätte ja välja kuulutada, mida hing lustis. Nüüd, Vahur Kersna, ma palun, et sa palu ka oma patud andeks enne, kui veeuputus tuleb ja head päeva siis üles äratatud Eestimaa rahvas.